ABS, see maagia, mis hoiab ära libisemise ja päästab sinu autos elusid. Tere inseneerijamad! Täna hakkame lahti seletama üht tehnoloogiat, mille puudumisel oleks paljudel õnnetustel olnud hoopis teistsugune lõpp. Kas oled kunagi sattunud hädaolukorda, kus pidid pidurile tugevalt vajutama ja auto peatus lihtsalt sirgelt, ilma kontrollimatult libisemata? Just nii, see pole mingi maagia, vaid puhas inseneritöö ja sellel on nimi ABS, elektrooniline pidurisüsteem. Aga mis täpselt on ABS ja miks see on nii oluline ohutuse seisukohalt? Et sellest aru saada, peame natuke ajas tagasi minema ja mõtlema, kuidas töötasid tavalised pidurid ning millised olid nende suured probleemid. Kujuta ette, et sa sõidad ja pead äkitselt järsult pidurdama. Mis on sinu esimene reaktsioon? Vajutad piduripedaali võimalikult tugevalt, eks? Ilma ABS-ita autos viiks see tegevus peaaegu alati rataste blokeerumiseni, eriti libedatel teedel. Kui rattad blokeeruvad, kaotab auto haarduvuse ja seega ka juhitavuse. Sa üritad rooli keerata, kuid auto liigub ikka otse edasi, libisedes peatumata. Just selle kriitilise probleemi lahendamiseks töötatigi välja ABS. Aga kuidas suudab süsteem takistada rataste blokeerumist ja säilitada sõiduki juhitavuse isegi hädapidurduse ajal? Võti peitub ülikiires tantsus andurite ja autoelektoonikakeskuse vahel. ABS ei lase ratastel blokeeruda, sest ta moduleerib iga ratta pidurirõhku eraldi 1000 kordi sekundis. Aga kuidas auto teab, et ratas on kohe blokeerumas? Siin tulevadki mängu kiiruse andurid. Igal sinu auto rattal on omamoodi väike andur, mis jälgib pidevalt selle pöörlemist. Äkilisel pidurdamisel, kui ühe ratta pöörlemine väheneb palju kiiremini kui teistel või läheneb nullile. Kui sõiduk on veel liikumises, saab süsteem aru, et see ratas on kohe blokeerumas. Niipea, kui andur tuvastab selle olukorra, saadab see signaali elektroonilisele juhtblokile. ABS-i EGU-le, mis on süsteemi aju ja mida see aju teeb, kui ta selle info saab, ABS-i EGU hakkab siis tegutsema. See ei vabasta lihtsalt pidurit. See vabastab ja rakendab piduri survet sellele konkreetsele rattale väga kiiresti. Mõtle sellest nii, nagu sa pumpaksid piduripedaali käsitsi, ainult et 1000 kordi kiiremini. Kui augu impossible, sa pumpaksid. Seda tehakse hüdrauliliste ventiilide abil, mis võivad vähendada, hoida või suurendada pidurivedeliku survet iga ratta pidurisadulas. See protsess takistab rattal täielikult blokeerumast, võimaldades tal jätkata pöörlemist isegi kui aeglaselt. Aga miks on nii oluline, et rattad natukenegi pöörleksid? Mis on eelis pöörleva ratta puhul võrreldes blokeerunud rattaga? Peamine mõte on see, et selleks, et saaksid rooli keerata ja autot suunata, peavad rattad pöörlema. Blokeerunud ratas on nagu suus lumel. See libiseb ainult selles suunas, kuhu auto liigub. Surveet moduleerides ja blokeerumist takistades tagab ABS, et rattad säilitavad teatud haarduvuse teepinnaga. See võimaldab sul säilitada rooli kontrolli ja mis kõige olulisem, isegi hädapidurduse ajal saad takistusest mööda põigata. Võime samaaegselt roolida ja pidurdada ongi see, mis teeb ABS-ist tõelise murrangu sõidukite ohutuses. Sa oled ilmselt tundnud, kuidas piduripedaal ABS-iga järsu pidurduse ajal vibreerib või kuulnud kummalist heli. See on normaalne ja tähendab, et süsteem töötab. See näitab, et klapid moduleerivad rõhku kiiresti ja andurid teevad oma tööd. Paljud inimesed ehmuvad selle tunde peale ja lasevad isegi piduri lahti. Kuid õige on hoida pedaalil kindlat survet, et süsteem saaks edasi töötada. ABS-i ajalugu on põnev. Kuigi mõte blokeerumisvastasest süsteemist eksisteeris juba 20. sajandi algusest, alles 1976. hakkas tehnoloogia muutuma sõiduautode jaoks teostatavaks, mida toetasid edusammud elektroonikas. Tootjad nagu Bosch mängisid süsteemi arendamisel ja populariseerimisel võtmerolli. Alguses oli see luksusese,
kuid selle tõhusus õnnetuste vähendamisel muutis selle standardseks turvavarustuseks ja paljudes riikides isegi kohustuslikuks. Aga mis on need teised süsteemid, millest me kuuleme, nagu veojõukontroll ja stabiilsuskontroll? Kas need on seotud ABS-iga? Jah, ABS on paljude teiste turvasüsteemide alus. Veojõukontroll, DCS või ASR kasutab näiteks samu ABS-i rattasensoreid, et takistada rataste libisemist kiirendamisel. Kui üks ratas hakkab teistest kiiremini pöörlema, vähendab DCS mootori võimsust või rakendab sellele rattale pidurit, et see haarduvuse taastaks. Elektrooniline stabiilsuskontroll, SC või ESP on aga veelgi keerukam. See kasutab ABS-i andurite infot ning muid andureid, mis mõõdavad sõiduki pöörlemist ja rooli asendit, et tuvastada, kas auto on kurvides või järskudel manöövritel kontrolli kaotamas. Kui auto hakkab alajuhitavuse või ülejuhitavusega libisema, rakendab ESP pidurit kindlatel ratastel, et korrigeerida trajektoori ja taastada sõiduki kontroll. Ehk siis ABS ei ole lihtsalt pidurisüsteem, vaid kogu aktiivsete ohutustehnoloogiate komplekti selgroog. Oluline on rõhutada, et kuigi ABS on suurepärane süsteem, ei tee see imesid. See aitab säilitada suunajuhtimist ja vähendada pidurdusteekonda teatud tingimustes, kuid see ei eira füüsikaseadusi. Kui sa oled liiga kiire, järsus kurvis või väga libedal teel, jäävad füüsikaseadused ikkagi kehtima. See on tööriist, mis aitab juhti kriitilistes olukordades, mitte luba sõita ringi nagu praia. Pidurite, rehvide ja vedrustuse hooldus on endiselt ülioluline sõiduki üldise ohutuse tagamiseks. Nii et järgmine kord, kui sa vajutad oma auto pidurit ja tunned seda kontrollitunnet, siis pea meeles. See ei ole maagia, see on suure inseneritöö ja tehnoloogia tulemus, mis töötab vaikselt selle nimel, et tagada kõigi ohutusteel. Kui sa oled siiani vaadanud ja sulle meeldis video, siis liitu kanaliga, kui sa pole veel liitunud. Pane like ja aktiveeri teavituste kelluke. Ja kui leiad, et meie sisu on huvitav, kaalu liikmeks hakkamist, et aidata meil jätkata sisu loomist siin platvormil ja olla meie videotes meeles peetud. Ja kui oled uudishimulik ja tahad rohkem teada meie soovitatud kursuste kohta, siis kasuta siin kõrval olevat QR-koodi või lingi video kirjelduses, et saada ligipääs mitmetele võimalustele arendada erinevaid oskusi, mis annavad sinu karjäärile eelise. Aga sina, kas oled tundnud, kuidas ABS hädaolukorras tööle hakkab? Või äkki on sul mõni lugu, kuidas see sind aitas? Jätta oma kommentaar siia alla, sest ma tahan teada. Siin kõrval on 2 huvitavat videot, mida sa peaksid kindlasti vaatama, et laiendada oma teadmisi ja rahuldada oma uudishimu. Ja kui sa tahad meid toetada, pane like, telli kanal, aktiveeri kelluke ja kaalu kanali liikmeks hakkamist. Just nii, inseneeria huvilised. Suur kallistus ja kohtume järgmises videos.